Janek Joost peab looduslikest materjalidest ehitamisest väga lugu ja kui koroona ajal näitetegevus seiskus ning päevakorda kerkis kanamaja ehitamine, arvas ta heaks teha see põhupakkidest ja savi krohvida. Mulle tuli appi väga hea ka vana tuttav Sven Aluste, kes tegelebki loodusehitusega ja temaga koos veel paljude abilistega me selle põhupaki maja siia püsti panimegi. Et katusele oli plaanitud haljastus ja lilled, seega muld, tuli enne põhupakkide paigaldust teha ka tugev puitkarkass, et maja kogu sellele raskusele vastu peaks. Kanadel on talvel siin väga hea soe sees, sest põhupakk hoiab sooja, täpselt sellist looma jaoks täiesti piisavat sooja, et siin alla nulli mitte kunagi ei lähe. Algselt küll kana läks ehitatud, aga nüüd on siin sein vahel, sealpool on kanad ja siinpool on siis jänesed ja vajadusel ka oleme siia kasse visanud talvel sisse, et nad saavad siin olla või ka lammas tahab siia tulla, eks ole, et ta on nagu pigem siis laut äkki. Talvel läheb see luuk meil nii-öelda kinni, paneme sinna soojustusega Prundi ette ja siis nad elavad ainult siin sees. Kui läheb külmaks ikkagi selles mõttes, siis nad ei tahagi õue minna, kui on paks lumi ja nii edasi, aga kui on selline keskpärane talv nagu, et ma ei tea, +5 ja siis nad ikka võivad õues käia, kui tahavad. Põhust ja savist kanamaja on iseenesest juba ootamatu, kuid vürtsi lisab maa sisse kaevatud tunnel, mida mööda saavad kanad aedikusse. Just ei tahtnud, et see aedik oleks nagu tavaliselt, vaata, et teeme seina sisse augu ja siis paneme selle võrgu siia külge, et see rikub selle armsa nunnu maja ära. Ja siis, et aedik oleks eemal majast, maja küljest eraldi, siis oli vaja see tunnel niimoodi ehitada, nii ise ta seda meisterdas siin. Kui uued kanad tulevad, siis ei oska nood tunnelit kasutada. Siis Joost peab õpetama neid, et ehk esialgu topib neid vägisi siia tunnelisse, eks ole, ja ei luba tagasi tulla, et neil on sundseis, nad peavad selle tunneli läbi käima, saavad teiselt poolt välja. Paar korda käivad ära, siis on see selge. Aga siis ei oska tagasi tuppa minna. Siis Joost hakkab teiselt poolt neid sisse toppima, näitama, et siit saab tuppa. Üks valge kana on riiukukk. Meil vist ei ole kukke, vaata, ja siis tema arvab, et tema on nüüd siis boss siin, et tema reeglite järgi käib mäng ja tema siis ikkagi neid uusi tulijaid alati sikutab ja toksib ja ei luba süüa, et tema sööb esimesena ja siis vaatavad teised, kes saavad ka. Kanade aedik on nii-öelda puur, see tähendab ka põhi on alt võrguga, et kanamaiad loomad sisse ei pääseks. Meil ikkagi on siin rebased ja isegi ilves jookseb ümber maja. Õhtul, kui läheb hämaraks, lähevad kanad majja magama. Siis nad ronivad siia majja tagasi õrre peale ja on see luuk siin. Seda ma ei näpi, see on mul taimeriga, kell paneb selle öösel kinni. Tegelikult põhiliselt sai pandud sellepärast, et kui meil oli kunagi kukk, et see kukk ei tuleks suvel hommikul, kui päike tõuseb kell 5 õue kiremana. No, läks kurjaks. Jah. Ja lubas me kukke potti panna, nii et aga me panime ise potti. Nüüd avab taimer suve hommikuti luugi alles kella 9 paiku. Ka lammas Tšoko tuleb oma talvekorterit revideerima. Vaatab üle, mis graanulid seal on, vilja või jänese mingid rohugraanulid ja siis ta kõigepealt sööb kõik jänese toidu ära ja siis vaatame, mis edasi teeme. Aeda krundil ümber ei ole, aga lammas ja jänku ei lähe kodust kusagile. Lambaga on suvel ainult see mure, et pistab ka kõrgpeenral kasvava kinni. Siis me võtame ta siin maja juures ainult kas nagu nööri otsas või võtangi ta aiast välja, lähen taga lihtsalt metsa jalutama või põlduda peale, et ta ei sööks ära minu lilli. Milleks aga lammast üldse vaja on? Koera eest. Jah, nagu koer. Koju tulemist, et tuleb see lamba hääl. Ja siis ongi tervitus meile, selles mõttes koera me pidada ei saa, me reisime palju, me töötame igal pool üle Eesti, käime ringi, siis me ei saa koera üksi jätta, koera vajab rohkem hoolitsust ja tähelepanu. Aga lambal on ikkagi vesi ees, rohi kasvab või on heinapakk ees ja ta saab ikkagi hakkama ka, kui meid kodus ei ole. Kanad on tõesti Laura ja Janeki suured lemmikud, nii et nad on jõudnud ka Mikku Manni lasteteatri lavale.